ütleme, et meil on mingisugune pall ja siis seda löödi. Siit asukohast liikus see pall siia asukohta. Ja ütleme, et see oli näiteks 10 meetrit, mis see vahemaa oli. Ehk siis siit läks see pall ja jõudis siiani. Ma nüüd proovisin joonistada sirget joont, mul ei tulnud see üli hästi välja, aga kujutame ette, et siin on sirge joon. Ja tal kulus selle jaoks, et sinna veereda näiteks 5 sekundit. Siis, ja meilt küsitakse näiteks, et kui kiiresti see pall sinna liikus. Liikumine, ma arvan, et kõik enam-vähem tajuvad, on keha asukoha muutumine. Ehk siis ühest kohast mingi asi läheb teise kohta ja see toimub mingis ruumis ja see toimub mingi aja jooksul. Ehk siis siin meil praegu 10 meetri kaugusele liikus see pall 5 sekundiga ja küsitakse kiirust. Kiiruse valem, nagu ma arvan, et kõik teavad, sellepärast, et seda algklassidest peale õpetatakse, on kiirus võrdub teepikkus, ehk siis selle saab meelde jätta teepikkus on S, jagatud siis ajaga. T-time, nagu inglise keeles näiteks saab niimoodi meelde jätta. Kui see valem ei jää meelde, siis ma arvan, et enamik ikka teavad seda, et näiteks kui mingi asi liigub mingi kiirusega, siis ta näiteks pall sai liikuda 3 meetrit sekundis või siis auto saab sõita 20 kilomeetrit tunnis. Ehk siis näiteks, kui ma võtan siin 20 kilomeetrit tunnis, siis ma saan niimoodi ju meelde jätta, et et see on nüüd see tee pikkus on ju ja see on nüüd see aeg. Ehk siis niimoodi ma saan meelde jätta, et kumb on üleval aeg või tee pikkus. Okei, aga nüüd ma tahan seda kiirust leida ja siin on mul antud see vahemaa oli 10 meetrit. Ja siis mis ma teengi on lihtsalt see, et ma panen selle asemele siia valemisse. Ehk siis meil oli 10 meetrit. Nii, meetrit kirjutan ühikuga ja jagatud ka 5 sekundiga. Ja mis me saame? 10 jagatud 5, see on 2. Ehk siis ma saan 2 meetrit sekundis. Ja nüüd see on see, kui kiiresti see pall liikus. Ehk iga sekundiga, kui ma siin mõõdan on 1 sekund, 2 sekund, 3 sekund, 4 sekund ja nii edasi kuni 5, siis igas selles sekundis, see on 1 sekund, ta läks 2 meetrit edasi. See on see, mida 2 meetrit sekundis tähendab. 1 sekundiga läks 2 meetrit edasi. Aga nüüd, kui meil on mingisugune liikumine, siis seda on võimalik ka graafiliselt kujutada. Ehk siis see on nüüd ühe keha asukoha sõltuvus ajast. Mida see sõltuvus ajast tähendab, on see, et siin meil on keha asukoht, mingi meetrit mingist kohast ja siis siin meil on aeg. Aeg sekundites siis. Näiteks, kui meil on siin päris algus, ehk siis mingi kokkuleppeline punkt on 0 punkt. Ja nüüd mingi aja jooksul see keha liigub siis kuskile. Ehk siis tema kui ma näiteks võtan selle koha, siis selleks hetkeks keha oli jõudnud 10 meetri kaugusele algpunktist. Ja nüüd siin tuleb üks põnev asi, mis on see, et peale seda hetke, mis siin juhtus, me näeme, et keha see koht, asukoht, hakkab negatiivseks muutuma, väheneb. Ehk siis väheneb -2 meetrini. Ja mida see füüsikas tähendab, on see, et kõik meie liikumised on kokkuleppelised. Ehk siis siin on meil mingisugune liikumine toimub. Ütleme, et 0 on siin, on ju. Siis mida see tegelikult tähendab, on see, et alguses ütleme, et meil tegemist on näiteks muruniidukiga, on ju. Muruniiduk liikus, jõudis siia, kus on 10 meetrit. See on see koht siin graafikul. Ehk siis see on see liikus, jõudis siia, kus on 10 meetrit. Nüüd, kui ma tahan teada, kaua tal läks aega, et sinna kohta jõuda, ma saan vaadata siit. Alla, siin on 2. Ehk siis tal kulus 2 sekundit, et jõuda 10 meetri kaugusele. Ehk siis siin on 2 sekundit ja 10 meetrit. Ja nüüd ta hakkab liikuma tagasi. Aga kuna meil kokkuleppeliselt, nagu siin graafiku peal näiteks paremale on positiivne suund, ehk siis eemale sellest algkohast, siis tagasi on negatiivne. See on lihtsalt kokkuleppeliselt, see päriselt ju ta ei lähe mingi negatiivsesse murru, on ju see muruniiduk mingi maadlema, vaid ta lihtsalt liigub tagasi. Ja nüüd ta liigub, nüüd see liikumine ma panen siia roosaga. See liikumine, ma nüüd proovisin seda joont tõmmata siia peale, see on natuke keeruline mul, aga proovime hakkama saada.
nüüd ta liigub tagasi, see muruniiduk. Ja ta liigub tagasi natukene rohkem, kui see koht oli, kus ta alustas, ehk siis siin on see -2 meetrit. Ehk siis kui ma vaatan, siin on -2. Ja tal kulus selle jaoks 4 sekundit. Ehk siis siin on see 4 sekundit. Ehk siis kokku kõigepealt ta liikus 2 sekundit sinna suunas ja siis ta liikus 1-2 sekundit sinna suunas. Ja see on üks viis, kuidas keha asukoha sõltuvust ajast saab joonistada. Ja meil on võimalik siin ka leida ju kiirus, ehk siis me teame näiteks, et keha mingi algne asukoht oli siin ja siis keha läbis mingisuguse teepikkuse. Siin me saame vaadata, et mis teepikkuse ta kokku läbis. Kõigepealt ta läbis on ju 10 meetrit, et jõuda siiani ja nüüd siin ta läbis ju 12 meetrit. Siis see vahe siin, see on 12 meetrit. Samal ajal kui see vahe siin on 10 meetrit. Ehk siis kokku, mis see teepikkus on, me saame on ju teepikkus võrdub 10 meetrit pluss 12 meetrit. Me saame, et see on 22 meetrit. Ja nüüd aeg, me saame lihtsalt vaadata, mis ta siin on. Siin on ju aeg on 4 sekundit. Ja siis kui me tahame kiirust leida, siis me saame samamoodi, nagu me siin enne leidsime, et teepikkus jagatud ajaga, kilomeetrit jagatud sekunditega nii-öelda, kui see on see viis, kuidas sa meelde jätad, siis 22 meetrit jagatud 4 sekundiga. Ja see on 5,5 meetrit sekundis. Ehk siis meil oli näiteks tolmuimeja siin näites, tegelikult siin on kirjas keha on ju, see võis olla ükskõik mis muu keha on ju, see võis liblikas ka olla. Ehk siis ta liikus 5,5 meetrit edasi iga sekundiga, aga see on nüüd keskmiselt. Ehk siis tegelikult siin meil on võimalik, siin me võtsime terve selle asja kiiruse, aga tegelikult mis meil on võimalik veel teha, on arvutada näiteks ainult selle osa kiirus siin. Ja siis selle osa kiirus tuleb erinev. Ehk siis kui me võtame, mis ta siin liikus on ju, teepikkus tal siin oli 10 meetrit, kaua tal läks selle jaoks aega 2 sekundit, ehk siis mis meie kiirus on, 10 meetrit jagatud 2 sekundiga võrdub 5 meetrit sekundis. Ja nüüd kui me võtame ainult siis selle osa, siis mis me saame, teepikkus ta liikus 12 meetrit, loen seda graafikult, kaua tal aega läks selle peale 2 sekundit, mis me saame, on ju 12 jagatud 2 võrdub 6 meetrit sekundis. Ehk siis meil on võimalik nagu erinevate nende liikumiste kohta, kui ta kogu aeg sama kiirusega ei liigu, leida erinevaid siis neid osa kiirusi. Või siis meil on võimalik leida terve selle asja keskmine kiirus. Ehk siis see rohelisega tehtud siin, see on keskmine kiirus. Ja teeme nüüd selle tanki liikumise kiiruse ja aja. Mis meil on võimalik veel teha peale selle, et meil ühel pool on siin all on aeg ja siis külje peal on teepikkus. Meil on võimalik ka sama asja näiteks aja ja kiiruse suhtena väljendada. Ehk siis mis meil siin on, meil on mingi tank liigub. Ja siin on öeldud, kui kiiresti tank iga mingi sekundi tagant parasjagu liikus. Tank nagu siis see sõjamasin, ma pean silmas. Ja nüüd näiteks me saame öelda, et ta oma liikumisperioodi algusel, näiteks kui küsitakse, et kui kiiresti liikus tank liikumisperioodi algusel, ehk siis ajahetkel 0, ta liikus 12, mis siin on, meetrit sekundis. Aga kui meil on, ja näiteks kui küsitakse, et aga kui kiiresti liikus tank 7. sekundil, siis me võtame siit 7 sekund ja vaatame, tank liikus 7. sekundil samuti kiirusega 12 sentimeetrit või 12 meetrit sekundis. Aga näiteks kui küsitakse, et kui kiiresti liikus tank või mis oli tanki kõige väiksem liikumiskiirus, siis me vaatame, siin ta on kõige madalam on ju, kõige allpool nii-öelda, see on 6 on ju, kõige
kõige aeglasem tanki liikumiskiirus oli 6 meetrit sekundis. Ehk siis seda tabelit saab niimoodi kasutada. Ja siit, kui me teame kiirust, siis me saame arvutada välja ka teepikkuse, teepikkus, või siis me saame välja arvutada siit ka aja. Ja nüüd, kuidas seda teha? Kuidas avaldada sellest valemist nüüd teepikkust või aega? Kuidas mina sellele mõtlen on niimoodi, et ma teen siia mingisuguse nagu päris tehte, mingite arvudega tehte, mis on hästi lihtne. Näiteks 2 võrdub 6 jagatud 3-ga. See on lihtsalt mingi tõene tehe. Ja nüüd, kui ma tahan mõelda niimoodi, et okei, et mul on vaja näiteks, keegi küsib mult, okei, aga palju siis see teepikkus on, siis mis ma teen? Ma mõtlen, okei, et saada 6, mis ma pean tegema? Ma pean tegema on ju 2 korda 3, sest lihtsalt matemaatika. 2 korrutada 3. Ja samamoodi nüüd ma vaatan siin, okei, et nagu S see nagu vastab 6-le. S võrdub, mis mul on, nii siis 2 see võrdub nagu, see on nagu kiirus ja T see on nagu 3, see on nagu siin see. Ehk siis nüüd ma avaldasin siit endale teepikkuse. Ja nüüd mul küsitakse näiteks, et mis oli läbitud teepikkus sellel lõigul. Siis kuidas ma seda saan leida? Kõigepealt ma määran on ju kiiruse. Kiiruse ma saan tabelist siit vaadata. Siin oli 6, teepikkus oli 6 meetrit sekundis. Ja siis ma saan vaadata aeg. Nüüd oluline on see, et kuna mul küsitakse ainult seda vahemikku, siis ma võtan ainult selle vahemiku aja. Ehk siis selle ja selle vahel. Mitu sekundit siin on? Kokku see on 2 sekundit. Ehk siis 1, 2. Ehk siis aeg 2 sekundit. Ja nüüd, kui ma seda valemit rakendan, siis ma saangi 6 meetrit sekundis korrutada 2 sekundit. Ja mis see annab mulle on 6 korda 2, see on 12. Ja nüüd meetrit, sellepärast et need S-id siin sekundid taanduvad ära. Nii. Ma tegin kanalile Discordi. Discordi lingi leiate videokirjeldusest või YouTube'i kanali kirjeldusest.